ma ei tea, ma ei mäleta teda aga ta on siit Nigula piirkonnas. Otseselt on Riius väga raske võipsetus neile ja poiste kõik on võblikud istusid naisega ja selle on hästi tasika malbe ja väga malbe ja selline natuke see hoiab raske 17.00 alustame oma volikogu järjekordsed istungid. Tere kõikidele volikogu liikmetele ja külalistele vallavanem, kus osaliselt ettekandja. Minule on teada andnud 5 volikogu liiget, et nemad ei saa osaleda täna volikogu istungil. Ja hetkel puudub veel lisaks 2 volikogu liiget, kelle osalemist ma ei tea või mitte osalemist Raivo Heinmets ja Kristjan Vodja. Nii et meil on praegu kokku 14 volikogu liiget. Ja päevakord on ekraanil. Päevakorra eelnõu, mis sai välja saadetud, seal tegin järjekorras väikese muudatuse, millest ma teile ka teada andsin, sellepärast, et lisaeelarve muudatused tuli sisse viia ja see peab olema siis sõltuvuses teiste volikogu otsuste eelnõudega, et saaks neid kajastada ja vastu võtta. Sellepärast on lisaeelarve päevakorras kiires. Nii, saabus siis Raivo Heinmets ja meil on 15. Rohkem ettepanekuid päevakorda ei tulnud, et seda parandada või täiendada. Kas kellegi ei ole? Nii, Oid, palun. Lugupeetud volikogu esimees, tahan juhtida teie tähelepanu, et selline viimasel hetkel mingi päevakorrapunktide ümbertõstmine, mingite päevakorrapunktide täiendamine viimasel hetkel, et see ei ole kuidagi kooskõlas hea tavaga ja see ei ole normaalne praktika. Et viimasel ajal meil kogu aeg lisatakse mingeid päevakorrapunkte, vahetatakse. Kas te ei oska üldse oma tööd ette planeerida või milles asi on? Eelarvesse on lisandunud raha ja sellepärast on vaja see lisaeelarves kajastada tuludena ja kuna see lisaeelarve oli meil 3. juuni vallavalitsuse istungis kooskõlas, siis vahepealselt ongi tulnud lisaraha juurde ja mõistlik on need sinna sisse panna. Ja sellepärast ja ma ei teinud ka seda viimasel hetkel, kui sa loed seda meie põhimäärus, siis on see täitsa lubatud ja mitte viimasel päeval, vaid eelviimasel päeval isegi. Nii et siin ei ole süüdistustel põhjust ja alust.
nii, aga teine küsimus. Rõhutan jätkuvalt, et selline käitumine ei ole korrektne, mina sellise käitumisega nõus ei ole, et volikogu nii ei peeta. See on teie arvamus, jah, mida praegu ma ei saa aktsepteerida, kuna lisaeelarves oli vaja summa sisse tulla. Nii, aga kui ettepanekuid ei ole, siis palun käegu märku anda, kes on antud päevakorra eelnõu kinnitamise poolt. Ei ole, meid oli 15, 12 poolt. Kes on vastu? Kolm volikogu liiget on vastu. Järelikult alustame selle päevakorraga, mis praegu ekraanil on. Ja esimeseks päevakorrapunktiks on vallasekretäril ette kanda volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine. Seotud eelseisvate sügiseste valimistega. Palun. Valimised on siis kohe pea natuke rohkem kui 3 kuu pärast toimumas kohaliku omavalitsuse valimised. Sellega seoses on vaja vastu võtta ka teatud ajalõikele hetkel otsused vajalikud õigusakti. Kõigepealt tahaksin neile tutvustada, näidata, et kodulehel on olemas ka viide, link selle kohta, kus te näete kohe valimistega seotud infot, mis on selline ülevaatlik ja oluline, olulisem on siis tähtajad ja muud info siis. Ja samuti on seal siis viited allpool, kui niimoodi jõuab, infolehk ka nii vene keeles kui inglise keeles ja siis link ka valimiste lehele, kus on kõik oluline teada valimisliikudele, erakondadele, tähtaegadest või kõigest muust. Et sealt saab siis tutvuda seda. Otsuse eelnõu on siis ette valmistatud selliselt, et on ühes otsuses nii liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine, mandaatide arvu määramine. See on ka valimisteenistuse soovitus, et seda siis ühes eelnõus kajastada. Mina siis nüüd me peame selle vastu võtma 19. juuliks kindlasti ja see peab olema siis 1. juuni seisuga rahvaarvu järgi. Viru-Nigula vallas siis 1. juuni seisuga oli neid 5627 elanikku. Vastavalt siis seadusele on meil siis, mis me saab välja tõin, on näha ka, et mis liikmete arv siis peaks olema vähemalt. Et otsuse eelnõusse on pandud 17, mis ma võtsin seadusest tulenevalt. Aga kindlasti on volikogul õigus otsustada, kas ta on võib-olla 19 või 21, eks ole. Et see on teie otsustada. Et eelnevatel teie põhinemisel valimistel siis see kokku lepingut, et see liikmete arv on 21, aga see kindlasti ei ole praeguste tulevate valimistega ühinemisleping ei ole siduv, et see on ikkagi praegu otsustab volikogu ise. Samuti ka ringkonna määramiseks on vaja vastu võtta see 19. juuliks. Samamoodi sõltub sellest rahvaarvust. Nii et praegu on siis eelnõus sellised ettepanekud, et määrata siis valimisringkond numbriga 1. Piiriks on siis Viru-Nigula valla piirid ja mandaatide arv siis samamoodi sõltub siis, mis on liikmete arv. Tulenevalt sellest siis on ka
komisjon, kes ka arutas seda järgmise koosseisu liikmete arvu ja majanduskomisjon tegi ettepaneku 19 liiget, eelarvekomisjon tegi ettepanekuks 21 liiget. Valitsuse liikmed ka vaja on? Me ei räägi valitsusest. Jah, see on küll, aga... Me ei räägi praegu, me räägime ainult volikogu järgmise koosseisu liikmed. Kas te arutasite seda, et vaba valitsuse liikmed ka sama? Ei, me komisjon ei arutanud seda, sellepärast, et me määrame järgmise koosseisu liikmete arvu. Koit, palun. Mis siis ülejäänud vallavolikogu komisjonid arvavad sellest? Nad ei tulnud. See ei, kuna vastavalt selle päevakorrale ei olnud neid teemasid, mis teistele komisjonidele oleks arutada vaja olnud, siis jah, seekord... Kas te olete küsinud kellegi käes? Kas on ettepanekuid järgmise koosseisu liikmete arvu suhtes? Liikmete arvu, ma ütlen selgituseks, et tegelikult on teil eelnõud saadetud nii nagu ajakiri 4 päeva enne. Teil on õigus alati ka enne oma arvamust avaldada, aga see on selline seadusest tulenev sellised üldised asjad, mida sa saate koha peal otsustada. Et mina panin see 17, mis tuleneb seadusest, mis on, aga teil on võimalik siin koha peal otsustada, kas see on 17, 19 või 21. See on selles, et meil on õigus, me ei ole andnud Koit korras, palun. Meil ei ole võimalus osaleda töös. Jelena Fjodorova, ma ei ole teile sõna andnud. Koit, palun. Mind huvitavad majanduskomisjoni põhjendused, miks nad tegid ettepaneku 19 liiget võiks olla järgmises volikogus, et mis need põhjendused olid? Nii, Raivo Neimets. Üks põhjus, mis võiks olla, oleks see, millest me rääkisime, et viimastest valimistest on tegelikult elanike arv üle 400 inimese vähem. Et juba sellest tulenevalt, et mina leian isiklikult ka, mina toetan 19 jääks uues volikogus. Sest et keda me siis oleks ju korrektne, eelarve on meil vähenenud, elanike arv on vähenenud, siis üritame siis kokku hoida. See oleks ka üks rahvale näidata üks kokku, et kus siis nagu kokku hoida. Et see, kui seda mõtet arendada, siis tuleks ka uus koosseis, kas vaatame ka komisjonide arvule. Sealt tuleb juba ju volikogu liikmete tasud, komisjoni esimeeste tasud ja nii edasi, nii edasi. Nii, Koit, teile küsimus. Ma jätkan jah teemat, et sa tõesti arvad, et 2 volikogu liikme see kulu on niivõrd suur võrreldes näiteks volikogu esimehe palgalise kohaga, et mõjuks miljoneid kokku siit või tuhandeid või? Seda otsustab uus koosseis. Palun kohatuid märkusi mitte teha, me ei aruta praegu volikogu esimehe isikut, vaid järgmise koosseisu liikmete arvu. Ola või enne? Ei ole tantsu. Ma hoian juba tunni kätte istunud. Hea küll. Kas ma võin sõna võtta? Jaa, võid sõna võtta. Tähendab, oli ka majanduskomisjonis küsimus on selles, et ma pärast mõtlesin järgi, siis minu oma arvamus oli avaldus. Ma arvasin, et minu arvamus oli muidugi natukene mitte tõsiselt võetav, aga küsimus on selles, et me räägime väike põhjendus, et põhjendus majanduslik põhjendus, et volikogu liikmed liiga palju. Isegi siis need 21 liiget tuli ka juba liiga peale põlevalt seadusest. Sellel ajal, kui me liitusime. Kui me räägime, et liitumisleping on lõppenud, lõppenud, ta pandi kokku, siis oligi liitumisleping pole mõtet
CO2 enam, aga kui me räägime majanduslikust küljest, siis see hind või see volikogu liikmete tasu on niivõrd madal, aga mina olen siiamaani volikogu olnud, ma panen kammi sees saada, ma ei taha praegu ka saada. No mis see annab, kas tõesti see on tähtis volikogu liikmete tasu, minu arvates tasu on põhimõtteliselt, et inimesed oleks lõigatud vastavalt igas kogu valla piirides. See oli tähtsam, mitte volikogu majanduslik põhjus, see ei ole põhjendus. Küsimus on praegu meie see poliittehnoloogias praegu, mitu liikmed me paneme, mitte volikogu liikmete majanduslikus kulus vallale. Mati, ma kommenteerin natukene, et asi ei ole praegu isegi selles tasus, kui sa ütled, et sa pole saanud. Lase ma lõpetan lause. Et sa ütlesid, et sa pole saanud volikogu istungi tasu iga kuiselt. Ma räägin eelnevatest. Ma ei saanud sellest aru praegu. Ja see, et me praegu määramegi järgmise koosseisu liikmete arvu ja see, et 21 oli sinu meelest suur, see oli eelnevalt kokku lepitud. Mina ütlen, sa kuula, mis räägitakse. Sa isegi saa aru, mis öelda. Jelena Tõdorov, palun vaiksevad. Nii, Mati, mis on sinu ettepanek? Ettepanek on 21, et hakata kogu seda suurt nõndanimetatud päris suured territooriumid haldama, mitte selles suhtes ma ei võiti mingi vastu, lihtsalt see põhjendus, et majanduspõhjendus, see nagu ei ole see. Minu arvates peaks haldama 21 liiget, selles on küsimus. Ma pole millegi vastu, aga ma olen lihtsalt selle poole, et vabandust, kui ma sinu sõnavõtust valesti aru sain. Palun. Aitäh. Põhimõtteliselt olen ma nõus nendega, kes ütlesid, et see on oluline teema valla jaoks ja seda oleks olnud võimalik läbi arutada kõikide temaatiliste komisjonide istungil. Et seadust ei ole praegu alles vastu võetud, see oli varem teada, et see on tulemas, see oli varem teada, et see tuleb hiljemalt sellel volikogul vastu võtta, mitte keegi ei keelanud seda kas või pool aastat tagasi seda teemat üles võtta. Aga mis puudutab konkreetset ettepanekut, siis tõesti enne liitumist seda liikmete arvu arutati päris palju, arutati erinevate osapooltega ja hetkel ma olen veendunud, et see otsus, mis tehtud sai, on Viru-Nigul vallaks olnud õige, just lähtudes sellest samast, mida ütles Mati, et meil on niivõrd erinevad piirkonnad, meil on hea, kui me saame siia laua taha need erinevad inimesed, erinevad vaated toodud ja ka siit selle info uuesti tagasi viidud ja seetõttu samamoodi nagu ütles Koit, ma ei näe praegu põhjust, et liikmete arvu vähendamisega me oluliselt vallale mingisugust eelist saaksime, küll me kaotaksime rohkem nende täiendavate inimeste sideme tõenäoliselt mõne koha, mõne piirkonna, mõne kogukonnaga. Nii et minu seisukoht on, et peaks uues volikogus olema 21 liikmest. Nii, kas on veel selgituse sõna soovijad või ettepanekut tegijad? Palun. Või lisaks, et mida rohkem on ikkagi volikogus erinevaid piirkondades esindatud, seda laiapõhjalisem see volikogu on, et kui oleks olnud varem komisjon, siis mina oleks pakkunud välja 21. Nii. Nüüd on soovijad oma seisukohad väljendanud. Meil on nii, et need, kes rääkisid, tegid ettepaneku 21. Ja majanduskomisjonis oli 19, järelikult eelarvekomisjonis on 21. Nii et meil on, nagu ma aru saan, 17, see on see minimaalne arv volikogu liikmeid, see jääb praegu ettepanekust välja, et see ei ole,
nii, kuna 19 oli ka vallavalitsuse poolsel arutelul ja siis nii, Koit korras. Mind nagu huvitab, mida see vallavalitsuse volikogu asju nagu arutab, et kuidas see vallavalitsus puudutab, mitu volikogu liiget on nagu, et ma korraks täpsustan, et kõik eelnõud käivad meil ka vallavalitsusest läbi volikogu eelnõud. Ja ikka neid arutatakse ja võib teha ettepanekut, aga valitsus ei otsusta loomulikult volikogu asju. Kujutate ette, et Vabariigi Valitsus teeb Riigikogule ettepaneku, et vähendage oma liikmete arve, et see on natuke kummaline, tunnistagem ausalt. Kohane, jälle, ma toon ikkagi see, et teeme kohaseid märkusi. Vallavalitsus ei teinud mingisugust ettepanekut, vaid ta kooskõlastas eelnõu, mida me täna peame vastu võtma. Siin oli 17 kirjas, vallavalitsuse seletuskirjas oli 19 kirjas, et ma ei saa aru, mida te siis kooskõlastasite või arutasite selle? Kui liikmete arvu otsustatakse, siis vallavalitsus kooskõlastab selle eelnõu, kuid oma ettepanekuga, et see võiks olla 19 liiget. Et aga loomulikult ei otsusta vallavalitsus volikogu eest. Nii, kaks ettepanekut, 19 ja 21. Hääletame. Kes on selle poolt, et oleks järgmise koosseisu liikmete arvuks 19? 1, 2, 3, 4, 5. Kes on selle poolt, et oleks 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kes ei hääletanud? Olen erapoolt. 1. Tuleb kokku. 5, 9 ja 1. Jah, 15 kokku. 15 on. Need on 6 puudu, 15 on kohal. Nii, Viru-Nigula vallavolikogu otsustab määrata Viru-Nigula vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21. Moodustada Viru-Nigula vallavolikogu valimisteks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Viru-Nigula valla piirid. Määrata valimisringkonna number 1 mandaatide arvuks 21. Avalikustada otsus 3 tööpäeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast. Ja tunnistada kehtetuks Aseri vallavolikogu, Unda linnavolikogu ja Viru-Nigula vallavolikogu vastavad otsused aastast 2017. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Nüüd tohiks küsimus. Mille kohta? Põhimõtteliselt määruse kohta ka eraldi. Seda ringkonna kohta eraldist hääletada. Siis oleks õigesti õige. Praegu me hääletasime ju liikmete arvu, praegu määruse või terviku kohta. Ei ole veel otsust teinud volikogu. Otsuse eelnõus on veel olemas, et punktid, eks ole. See on olemas. Ettekandja ütles seda. Ma rääkisin seda enne. Ettekandja rääkis, seda ei ole vaja eraldi hääletada. Määruse. Ei, mis määrus? See on otsus. Ja otsuses on need punktid koos valimisteenistusega. Õiguslikult on põhimõtteliselt Ei ole vaja. Okei, ma räägin seda. Nii. Päevakorra teine punkt. Viru-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine. Ettekandja vallasekretär, palun. Ettepanek on siis moodustada valla valimiskomisjoni 5 liikmelisena, sealhulgas komisjoni esimees, kelleks on siis vallasekretär, samuti 2
valimiskomisjoni liikmetega on mõned muudatused. On avaldatud soovi, kes on avaldatud soovi sealt nii-öelda siis mitte kuuluda enam sinna komisjoni, sellega on arvestatud ja olen siis saanud nõusoleku siis teistelt isikutel, kes sinna on nimetatud. Nii et valimiskomisjoni liikmeteks on siis ettepanek nimetada Tiina Tamberg, Liivi Vares, Mare Laul, Pille Kaja, asendusliikmed siis Kaja Sander ja Liis Kõigul. See on siis samuti vaja vastu võtta 19. juuliks. Kui on liikmed nimetatud, siis saab vallavalitsus kinnitada valimiskomisjoni asukoha ja peale selle siis valimiskomisjon oma otsusega siis ka töö aja. Kas on volikogu liikmetel ettekandjale küsimusi? Ei ole. Panen siis ettepaneku otsuse eelnõu kinnitada. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun jääga märku anda, kes on Viru-Nigula valla valimiskomisjoni koosseisu kinnitamise poolt. Siin on ka kõik 15 poolt häält. Viru-Nigula valla volikogu otsustab moodustada Viru-Nigula valla valimiskomisjon 5-liikmelisena, sealhulgas komisjoni esimees. Viru-Nigula valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär, komisjoni liikmed Tiina Tamberg, Liivi Vares, Mare Roog, Pille Kaja, asendusliikmed Kaja Sander, Liis Kõigul ja tunnistada kehtetuks 2018. aasta otsus ja otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Päevakorra 3. punkt. Peremehetu vara võimamise algatamine ja annan sõna Marit Laaskile, kes on ettekandja. Kunda linnas Kaadessil Lembitu tänav 4 asub siis vormistamata garaažiboks, mis koosneb 12 garaažist. Garaaž on kogu 12 boksist ja kuna selle maatükki ega selle ehitise kohta ei ole esitatud omal ajal õigeaegset erastamisavaldust ega ka hoonestusõiguse seadmise avaldust, siis on seda võimalik vormistada ainult läbi peremuutuse tunnistamise protsessi. Ja Kunda linnas tegelikult ja Aseris on ka veel teisi tegelikult selliseid peremuutuseid hooneid ja ilmselt tuleb veel, mida tuleb siis läbi peremuutuse tunnistamise hakata vormistama. Garaažiboksid on siis natukene erinevas seisundis, on siis kasutusel ja mõni on siis täitsa korralik ja mõne peale ustki ees. Ja Viru-Nigula vallavalitsus otsustas siis käistab läbi vallavalitsuse ja algatame peremehetuste tuvastamise protsessi. Ja eelnõu on siis järgmine, algatada ehitise peremehetuse tuvastamine, võtta peremehetu ehitisena arvele Viru-Nigula vallast, Kunda linnas asub järgmine hoone, Lembitu tänav 4. Katastritunnus 931-01, 439 ja ehitise registrikood ja 21-361-2023. Ehitis on siis kantud ehitisregistrisse dokumentide alusel, mis olid õnneks ühel garaažiboksi kasutajal olemas, nii et mõõtmed ja kõik on sinna sisse kantud. Kas on ettekandjale küsimusi? Ei ole. Siis teen ettepaneku otsuse eelnõu kinnitada. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun jääga märku anda, kes on selle otsuse kinnitamise
kõik 15 volikogu liiget on otsuse eelnõu kinnitamise poolt. Viru-Nigula vallavolikogu otsustab algatada ehitise peremehetuse tuvastamine ning võtta peremehetu ehitisena arvele Kunda linnas asuv Lembitu tänav 4 garaaži kompleks, määrata punktis 1 nimetatud hoone hooldajaks Viru-Nigula vallavalitsus ja vallavalitsusele avaldada nõuetekohane teade hõivatava hoone kohta ja otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Päevakorrapunkt number 4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras ja ettekandja on Marit Laas. Palun. Viru-Nigula vallale kuulub Kunda linnas asuv kinnisasi, mille koosseisu kuuluvad kuulub 3 klastriüksust. Vaoplatsi suurusega 3 hektarit, sihtotstarbel tootmismaa loodu suurusega 1,5 hektarit, sihtotstarbel tootmismaa ja Sadama tänav P4 suurusega 3350 ruutmeetrit ja sihtotstarbega transpordimaa, see asub selle jooniste keskel. See on üks osa tulevasest tänavast. Ja Kunda Sadam AS esitas Viru-Nigula vallale avalduse, milles ta soovib omandada 3 eelmainitud kinnistut. Nii palju on öeldud, et selle laoplatsi kohta on Kunda Sadamel juba niigi varasemalt ajast sõlmitud rendileping, mis kehtib 2026. aastani. Sõlmitud on see juba sel ajal, kui haldas seda maaüksust tehas. Leping läks üle Kunda Sadamatele. Kunda Sadam on avalduses põhjendanud, miks ta soovib seda omandada otsustuskorras, on faktid, et sadama laiendamine, detailplaneering, mis on selle juures kehtestatud seal natukene eelnevale territooriumile ja Kunda Sadamega meie arengukavas on ka märgitud vastavad maaüksused Kunda Sadama arendusaladena. Viru-Nigula vallavalitsus tellis kui esimene maaüksuse jagamine oli, nad on jagatud 3 maaüksusest maaüksusest, mille algne suurus oli 125 hektarit ja TTZ kinnisvara, hindamise büroo määras antud piirkonna ruutmeetri hinnaks 2 eurot, mis oleks teinud väärtuses kogu nende 3 maatüki, mille kogupindal on 5 hektarit, 100 000 eurot. Kui eelnõu käis vallavalitsusest läbi, siis vallavalitsuse liikmed tegid ettepaneku tõsta hinda ja võõrandada vastavad maatükid järgmiste väärtustega. Laoplatsi 200 000 eurot, Lodu 41 320 eurot ja Sadama tänav P4 8680 eurot. Ehk kogu väärtusega 2500 eurot. 250 000 eurot vabandust. Ja eelnõu on muudetud vastavalt Viru-Nigula vallavalitsuse ettepanekule. Viru-Nigula vallavalitsus otsustab meie eelnimetatud hindadega vastavalt 3 kinnisasja. Kas on küsimusi ettekandjale? Koit korras, palun. Et umbes nii lihtsalt ongi, et müüme korras ja otsustuskorras ja kõik. Ja mingit analüüsi. Selleks on ikka põhjendused ka ja need põhjendused on muidugi ka otsustused. Kui palju me renti saame sealt? Kas me võiks olla hoolestusõigus? Ettekandja lõpetab oma laused ära, siis saab uuesti. Renti, praegu ma peas seda hindi ei oska öelda. Rendi kohta on täitsa sõlmitud rendileping. Me ei tea isegi, palju me renti saame. Sellele küsimusele on hiljem vastatud, kuidas
see rendileping. Et otsustame ära ja siis saame teada, et see on päris head renti. Ei, me ikka teame, palju me seda saame, aga peast lihtsalt. Ma julge seda veel rääkima, mõte natuke valesti. Ja kinnisvara hindajad tegid ühe hinna ja vallavalitsus siis arvas, et teeb teise hinna. Aga vallavalitsusel on õigus, sest see, ütleme sellest müüa turuväärtusega. Aga volikogu võiks teha ettepaneku, et võib-olla äkki 1 000 000 eurot oleks see hea väärtus siis selle asja. Kui keegi maksaks 1 000 000, miks mitte? Selge. Aga miks me võiks kaaluda nagu oksjonil müüa seda, nagu me tavaliselt vallavara müüme? Otsustuskorras, sellepärast, et Kunda sadam on sinna panustanud päris palju ja selle laoplatsi on Kunda sadam teinud niigi juba oma rahadega kõik korda. Teate, ma ütlen teile, et see tundub väga kummaline valimisi müüa mingeid kinnistuid, saada mingit raha ja see raha siis nagu seletuskirjas oli suunata kusagile mingisugusesse kiirarendusprojekti nagu, et kuigi see ei lõhna hästi, te saate ise ka aru sellest ja see ei ole korrektne käitumine. See, kuhu raha suunatakse, see on juba eelnevalt kergliiklusteede projekt on meil ju koostatud, eelarved nende kohta on tehtud, projekt on olemas, see ei ole suvaline objekt, kuhu raha pannakse. Me oleme arutanud siin, et äkki meil oleks vaja Kundasse uus lasteaed teha, remontida ja meil käib nagu niimoodi kiirkorras asi kõik nagu, et kas meil tõesti põleb siis nende kinnistuste müügiga, et kas tõesti siis kuni 2026 kehtiv rendileping ei võimalda sadamal siis piisavalt kiiresti areneda või mis need tagamad on seal siis? See ei ole ju, see ei käi niimoodi, neid asju ei tehta nii. Minu ettepanek on seda küsimust, selle otsustamine anda järgmisele volikogule, järgmisel perioodil otsustada ära, mis sellega edasi teha. Sest ilmselgelt see asi ei ole korrektne. See oli minu ettepanek, et mitte hääletada seda ja... Tahtsin öelda seda, ka Aller ka täna siin ei ole, et 2 komisjonis käis läbi ja mina mõlemas olen, siis mõlemad komisjonid toetasid seda. Ja neid põhjendusi on siin ka toodud, et ikkagi sadam täna ju seda maal kasutab ja on sinna investeerinud ja on kehtiv leping, et sinna keegi kolmas väljalt tulla ei saa. Ja ma arvan, et see hindki, ma olin ise algselt ka natuke skeptiline, kui seda algselt liitnud nägin, et 2 aastat tagasi see hindamine. Aga ma arvan, et see täna välja pakutud hind on selline reaalne hind, sest et ega siin või ka kinnisvara müüki või vaadata, siis ütleme, meil kes majanduskomisjonis samuti läbi, siin oli ka Nigulaskorter või oli üks maja ja kumbagi ei müüdud, tõenäoliselt tuleb hakata meil hinda langetama, et me võime ju jah, loota tõesti, et saame siin 1 000 000 mille iganes, ei pruugi saada, ei pruugi üldse midagi saada. Ja samas on üks ettevõte, kes tahab edasi toimetada, tegutseda ja laieneda, miks mitte. Mina ei näe nagu selles probleemi ja ma ei näe ka mingit korruptsiooni selles, et praegu on sadamaga igati hästi nagu vallal on kõik asjad toiminud ja las nad tegutsevad. Ise soovime, et nad tegutsevad. Ja see piirkond on, nii nagu ettekandja ka ütles, et sadama arenduspiirkond, siis kuna me oleme seda kinnitanud, siis ei ole mõistlik selliseid asju nüüd laiale oksjonile panna. Et me oleme ettevõtjasõbralik vald ja toetame oma ettevõtjad. Nii, Hoit, palun. Kas see päevakorrapunkt võiks olla valla arengut puudutav küsimus? Kas see on valla arengut puudutav küsimus? No ilmselgelt see on valla arengut puudutav küsimus. Nagu ma ütlesin, see on juba fikseeritud valla dokumentides sadama arenduspiirkond. Mina tahan küsida seda, et kas valla arengukomisjon võiks ka selliseid küsimusi arutada ja oma arvamust avaldada? Ma ütlesin... Mida sa jälle ütlesid? See on juba fikseeritud valla poolt nendes arengudokumentides. Nii. Ma küsisin, kas valla arengukomisjon oleks võinud seda küsimust arutada? Seda on arutatud.
seda on arutatud, seda müüki küsimust. See on eelnevalt juba. Millal seda küsimust on siis arutatud? Meelis Parjagi on komisjoni esimees. Siin proua veel ennem käis püsti, et siis sellel ole hea. Ei pannud tähele. Karl, palun. Sama ma ühinen Raivo selle seisukohaga ja ma ei näe mitte mingit võimalust Kunda sadamale need 3 vist on siis seda maa-ala nagu oksjonile panna, nagu, et see on nagu nii ebamõistlik, et Kunda sadamale tuleb anda ikkagi võimalus laieneda meie vallas, et kui me oma nagu sellist suurt firmat siin ei hoia, et keda me veel? Et ma ei näeks ühtegi muud kinnisvara sinna püstipanekut, et Koit ütles, käis läbi lasteaed. Et võimatu. Ma räägin investeerimisraha, kus kasutada. Meelis, palun. Aitäh. Ilmselgelt on tegemist meie valla ühe sellise tähtsama ettevõttega, et sellest ettevõttest sõltub valla areng tulevikus väga palju ja tõesti kahju, et seda ei ole arengukomisjoni päevakorda pandud ja et meil ei olnud arengukomisjoni, et just see punkt olekski olnud just arengukomisjoni arutada ja mina põhimõtteliselt toetan seda mõtet, aga ma peaks õigeks arutada seda koos sadama esindajatega ja leida siis ühiselt mitte kiirustades lahendus. Me oleme sadamale juba maid kinkinud, mitte päris kinkinud, aga müünud. Ja tegelikult meil täna arengukomisjonis puudub ikkagi info ja me ei tea, millised on need suunad. Et kui riigi käest on ostetud maid, siis on tihti ka olnud seal tingimused sees. Samamoodi on meil praegu arutamise koht, et me kogu aeg oleme rääkinud sellest, et me tahame, et oleks turismisadam, tuleks Rooro tüüpi sadama kaideks, aga kui me taha jälle need tükid ära anname, siis meil ei ole nagu mingisuguseid ohjasid või ei olegi enam midagi, et me omalt poolt on kõik andnud, aga täna oleme teadmatuses, et millised on siis sadama plaanid, et siin on arutamise koht, kas siis istuda meestega korraks arengukomisjonis lauale maha, arutada läbi nende poolt pakutavad plaanid ja võimalused, meil oleks vähemalt info olemas, millised on nende suunad, kas on ainult tööstus, sadam või ikkagi see palju oodatud Rooro tüüpi kaide valmistamine turismisadam, et transport saaks liikuda siis ainult Tallinna ja Muuga kaudu, aga Kunda kaudu, et rekad saaks sealt liikuda, eks, kui turist tervikuna tooks kogu piirkonnale, kogu Lääne-Virumaale, Ida-Virumaale tooks nagu väga palju sisse igas mõttes, et meie juures saab otse sirgelt sõita Soome, aga kui minna Sillamäelt, siis tuleb pärast Kunda sadamani välja sõita. Ehk et minu ettepanek on see, rääkida rahulikult need asjad arengukomisjonis läbi ja järgmises volikogus panna asi hääletusele. Meelis täpsustan, see maatükk ei ole saanud mitte riigi käest, vaid see ongi valla maa. Seda ei ole riigi käest. Meil on võimalus võib-olla neid asju siduda omavahel, et panna mingisugused tingimused sisse ja lihtsalt omavahel rääkida ja arutada, et meil oleks info olemas. Täna me ei ole seda info. Koit, palun. Üks tähelepanek veel, et ei ole mina näinud neid hindamisakte, neid ei ole välja saadetud, millega on võrreldud, kuidas see hind on saadud, tõesti minu jaoks on see küsimärk. Hind on saadud kokkuleppel. Kokkuleppel. Läbirääkimiste teed. Seda ikka tehakse, et hinna üle peetakse läbirääkimisi ja lepitakse teatud hinnatasemel kokku. Nii, Raivo Kolm. Ma tuli vist üks moment meelde, et Meelist kuulasin, et me siin alles tegelesime arengukava ja üldplaneeringuga ja üldplaneeringus on ka
kaardimaterjal, kus on ju väga üheselt välja toodud, mille jaoks see maa võetud on. Ja seal olid kõikvõimalikud ettepanekud, mille oli ka sadama ettepanekud, et ütleme, kõik volikogu liikmed iseenesest peaks olema kursis selle piirkonnaga, et kus, mis toimub, mida on planeeritud, et mina ei saa aru, mida me veel seal arutame, ja mida see sadam nagu veel peaks siis nagu rääkima, jah, et see loomulikult seesama turistide toomine ja kõik see, et aga praegu ju minu järjest kolitakse neid platse kaugemale nõnda just majadest ja kõik, et nõnda oleks elanikel nagu normaalsem elada. See on ju ka üks võimalus, mis liigub nõnda mere poole ja ütleme, ja need teeäärset platsid lähevad kaugemale. Meie loomegi need tingimused. Kes siis veel? Raivo, kas sa oled ka varianti arutanud komisjonis, et äkki sealt pikane hoonestusõigus 20 aastaks näiteks? Olete te arutanud seda? Olete te arutanud mingeid muid alternatiivseid variante? Ei, seda ei ole. Ma kahjuks ei ole, aga tegelikult ju tuleks seda teha. Me pidasime õigeks müüki. Ja pidasite õigeks seda hinda, mis kukkus kuskilt taevast alla? Ta ei kukkunud päris taevast alla. Et meil kõigil oli võimalik paar aastat tagasi Kunda sadama esindajatega saada kokku Kundas. Mina käisin seal kohal ja minu meelest nendel oli väga põhjalikult ka kaardimaterjalina toodud välja, mis on nende suunad, mis nad soovivad, et mis on eesmärgid, et minu meelest väga põhjalik, et meid tuli minu meelest päris vähe sinna kokku, et see on see koht, et nad ei pea tulema jälle kuskile komisjoni ette andma aru, et nad on teinud seda juba. Aitäh. Kommentaariks nii palju, et see oli 2 aastat tagasi, sa rääkisid. Ja nagu sa ise ütlesid, enamus volikogu liikmed seal ei osalenud, et tegelikult meil puudub arusaam, mis tahavad teha seal. Ja siis tekib küsimus, et miks? Mis esi, miks? korras Raivo Inimets. Mina usun, et Meelise ettepanek oli väga mõistlik ja kindlasti tuleks seda toetada ja komisjonis arutada, et siin ei ole nagu küsimus. Raivo Inimets vastas sulle väga hästi, et arengukomisjon on neid arengudokumente ja üldplaneeringu dokumente arutanud ja seal on kõik need ettepanekud sees, et me ei pea hakkama uuesti, kui kellelgi on meelest ära läinud, et me ei pea hakkama neid uuesti üle kordama, igaüks võib neid sealt vaadata. Nii, Olav Pargu. Aitäh. Tõesti, kui ma seda eelnõud lugesin, siis tundus mina suhteliselt selge, et loomulikult on oluline, et ettevõtjad saaksid kindlusi, saaksid teha investeeringuid. Teiselt poolt seda arutelu kuulates tundub, et need asjad ikkagi päris selged ei ole. Et ettevõtjana võin öelda, et 2 aastaga muutub väga palju. 2 aastat tagasi hoopis teine situatsioon. Ettevõtjad, kes siia tulid, olid sellest piirkonnas suhteliselt uued. Ja see, mida siis arvati, see ei pruugi kokku minna sellega, mis täna on. Ja ma arvan seda, et kindlasti on oluline, et ettevõtjate ja arengukomisjoni vahel selline diskussioon ja arusaamine ikkagi toimuks. Ehk see, mis öeldi siis, ettevõtja ütleb väga selgesti, et sorry, ei vedanud välja, aga oleks pea teada, mis veab välja, kuidas see olukord on, mis edasi saab. Aga mul on konkreetne küsimus ka, kuidagi ei kõrvu üks repliik, mille kohta ma küsiksin, et mis ajal on see hindamisakt tehtud? See hindamisakt on tehtud 2019. 2 aastat tagasi. Nii, seal on kirjas. Miks te seda hindamisakti meiega ei jaganud? Ma seda ka küsisin, aga ma ei saanud vastust. Nii et väga mõistlik on selles valguses see hinna tõus 2 aasta tagused hinnad on muidugi juba teised. Ja minu jaoks on turuhinnad see TZ kinnisvara ekspert täiesti tundmatud firma. Hinda, et selles suhtes ta ei ole üldse mingi ühene firma, aga lihtsalt aeg on väga palju. Kuulta läinud jälle. Nii. Selle kontrollisime. See on olemas see hindamisarv. Ja väärtused
ja vallavalitsus võib alati enda vara hinda tõsta ja müüa. Nii, aga kuna on ette valmistatud, kas vallavalitsus soovib kommentaari? Ei ole. Vallavalitsus on ette valmistanud otsuse eelnõu, siis on ettepanek hääletada selle poolt, kas kinnitada see eelnõu või mitte. Ma panen selle otsuse eelnõu siis hääletusele. Palun käega märku anda, kes on selle otsuse kinnitamise poolt, et vallavara võõrandamise otsustuskorras need 3 katastriüksust müüa selliste hindadega, nagu siin otsuse eelnõus on kirja pandud, kogu väärtusega 250 000 eurot. Palun käega märku anda, kes on selle otsuse kinnitamise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 on poolt. Kes on vastu? 1, 2, 3, 4 on vastu ja erapooletud 1 ja 2. Nii, palju see kokku tuli siis? 8, 14 ja kes ei hääleta? Keegi kaotus nüüd ära. Kes ei hääleta? Vastu hääleta juba täiesti. Ei, hulgasin. Kes oli poolt? Nii, palun käega märkama, kes oli. Ma võib-olla tõesti lugesin valesti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ei, ma nüüd 8. Kes on vastu? 1, 2, 3, 4. 5 on vastu. Vabandust, Marge on hästi näinud, 5 on näinud. Nii, Viru-Nigula vallavolikogu otsustas võõrandada otsustuskorras Kunda Sadama AS-ile järgmised Viru-Nigula vallale kuuluvad katastriüksused. Laoplatsi 200 000 eurot, Lodu 41 320 eurot, Sadama tänav 8680 eurot. Anda Viru-Nigula vallavalitsusele volitused punktis 1 nimetatud kinnistute müügitehingutega seotud kokkulepete ja lepingute sõlmimiseks. Otsus jõustub teatavaks tegemiseks. Aitäh! Päevakorrapunkt number 5. Viru-Nigula valla 2021. aasta esimene lisaeelarve vastuvõtmine. Palun, finantsjuht Maie Tiits on ettekandja. Käesoleva aasta esimene lisaeelarve siis. Ma mainin kõigepealt ära, et võrreldes välja saadetud materjalidega leidsid aset mõne muutused, sest viimase nädala jooksul laekus mitmeid projektitoetusi, mis tuli eelarvesse lülitada nii kuludesse kui kuludesse. See ei peamiselt kultuurivaldkonnale viimast 600 eurot. Ja siis teine asi, mis eelarvekomisjon tuli siis suure muudatus, mida äsja arutasime, oli siis turuosa ja maa müügist, Kunda Sadama aktsiaseltsile 250 000 ja samas sai... Tähendab, te nüüd tutvustate seda eelnõud, mis nüüd saadeti meile eile kell 11 hommikul või? Jah, see oli eelarvekomisjoni ettepanek siis... See ei ole korrektne ju. Miks me ei aruta seda lisaeelarvet, mis meile välja on saadetud? Korras, palun ettekandjad mitte segada. Küsimused pärast. Poliitikul on mõistlik, kui tulid, et ka sisse panna mõne teine lisaeelarve on sügiseks. Mis meil on kiire kusagil asju? Siis räägiksin algusest üldist juttu, et seletuskirja on detailne ja seal saite kõik lugeda.
kuidas nagu pidada korrektseks seda 250 000 kajastamist selles dokumendis, see raha ei ole meile laekunud ju. Kas ei oleks nagu loogiline, kui see raha meile laekub, siis me arutame, mis selle rahaga peale hakata. Kas mu loogika on vale? Juhin jätkuvalt tähelepanu, et tegemist on valla arengu küsimusega, valla arengukomisjon ei ole siin kaasa saanud rääkida. Ma veel kord ütlen, kergliiklusteed on läbi arutatud mitmel korral ja nende kohta on tehtud ka projekt, nii et see on vale informatsioon. Joo, me oleme arutanud väga palju erinevaid asju ka. Kas on meil küsimusi? Me oleme väga palju erinevaid asju arutanud. Me oleme täpselt seda sama, mida ma juba mainisin, Kunda lasteaia renoveerimist arutanud ja palju asju oleme arutanud. Ja. Kas on meil küsimusi? Palun, Raivo. See ei ole küsimus, aga Koidule lihtsalt, et on 2-3 korda käid see Kunda lasteaia renoveerimine, selle volikogu hääletas maha. Mina oli selle poolt, et seda teha. Et mul on mõtet sellest rääkimas. Me ise hääletasime seda maha. Me kulutame selle raha lihtsalt ära. Ei, ma ei räägi sellest. Ma ei väida, et see kergliiklustee on hea asi või halb asi. Ma ei võta seisukohta täna, aga ma ei ole veendunud, et kõige vajalikum investeering tänasel päeval. Me peaks selle läbi arutama, kuhu see raha suunata. Selle 250 000 me ei tee lasta. Ja seda enam, et meil ei ole see raha laekunud veel. Ei saaks me seda täna lisaajärjust toppida. Me planeerime nii kasuta raha. Hoonete müüki planeerime eelarvesse sisse. Siis ka ei toogu laekuda. Ja kui ka juhtub nii... Millised eelarvetulud, mis seal kajastuvad, on laekumata lisaks sellele sadama maa müügile? Ei, ma küsin, kas selliseid tulusid on veel kajastatud siin, mis ei ole veel tulnud? No ei ole, no muidugi ei ole. Nii ei tehta lihtsalt. Nii nagu ettekandja ütles, võib nii, võib naa, ja see on ette valmistatud vallavalitsuse poolt. Igaühel võib olla erinev arvamus, see selgub hääletamisel. Nii, kas on küsimusi? Ei ole. Panen määruse eelnõu hääletamisele, kes on selle poolt, et määruse eelnõu Viru-Nigula valla 2021. aasta esimese lisaeelarve vastu võtta. Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poolt, kes on vastu? 1, 2, 3 on vastu. Ei, 4 vabandust. 4 on vastu. Ja kes on erapooletud? 1, 2, 3. Viru-Nigula vallavolikogu võtab vastu määruse esimese lisaeelarve kohta. Ja määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Aitäh! Päevakorra järgmine punkt, number 6, vallavolikogu esimehe puhkusele lubamine. Nii nagu igal aastal juulikuu volikogu istungit tavapäraselt ei ole ja sellel kuul on ka volikogu esimehe puhkus kinnistatud. Nii. Kas ma arvan, et siin ei tohiks vastuväiteid olla. See on vale. See on vastavalt seadusele ette nähtud ja puhkus oleks 28 kalendripäeva 5.
keegi nõuab hääletamist? Ei nõua. Siis Viru-Nigula vallavolikogu võtab vastu otsuse volikogu esimehe puhkuse kohta 5. juulist 2. augustil. Esimene on viimane päev. Otsus juhtub teatavaks tegemist. Aitäh. Ja järgmine volikogu on 26. augustil, siis see on täisnädal, see on neljapäevane päev, enam läheme tagasi oma volikogu päeva. Nii, kas keegi soovib informatsiooni jagada? Palun. Ma tahan küsida, et kas meil sotsiaalvaldkonna juht on nüüd olemas või ei ole veel või? Reedel on komisjonis vaatab üle 2 kandidaati. Teatavasti Annika haigestumisega ei ole meil olnud sotsiaalvaldkonna juhti selle aasta algusest peale. Meil on Liivi oled, kes on neid ülesandeid täitnud ja kes on väga kompetentne inimene. Ma ei saa sööda. Ja teada. Teine küsimus on see, et suurest tõenäoliselt on meie valla sotsiaalvaldkond tõesti nii hästi arenenud, et meil ei ole olnud mitte ühtegi sotsiaalkomisjoni. No ma võin vastata ka sellele. Komisjonid ei kuulu vallavolikogusse. Võin vastata, Marge, ma olen pöördunud varematel siis, kui Annika poole korduvalt, palun. Sotsiaalkomisjon peab ka tööd tegema, palun meile materjale, palun tutvusta midagi, palun räägi midagi. Vastus on see, et mul on kõik tehtud, mul ei ole sulle midagi anda, see on viimane ots. Ja lõpus praegu Liivi tegeles väga aktiivselt, tõesti ta asendas, neil puudub vist veel üks sotsiaaltöötaja. Et neid on seal väga vähe ja ma olen Liivi Varesega korduvalt rääkinud sel teemal. Aga kuna ta tõepoolest südamest ootab, et tuleb keegi, kes hakkab valdkonna juhtima, ta palus, et ta ei lihtsalt asendajana ei soovinud, kuigi minu valmisolek on kogu aeg olnud. Ja tulevasele volikogule võin lihtsalt repliigi korras ütelda, et tegelikult ka. Mina olin nüüd praktiliselt kõik need 4 aastat saab sügisel täis, et sotsiaalkomisjon võiks tegelikult mingi komisjoniga koos olla. Sest lihtsalt ka meil oli väga vähe punkte, meil oli seda, mida niimoodi eraldi kokku võtta, alguses küll aasta-poolteist, siis oli meil päris palju käimist ja olemist. Ja mida rohkem aega edasi läks, see, kuidas käid ja palun meile midagi, kutsuda kokku karitoredaid inimesi lihtsalt sellepärast, et komisjon toimub ja paneme linnukeste kirja, see on minu põhimõtete vastu. Nii et minu meelest ei ole sotsiaalvaldkond üldse see valdkond, kus ei ole mitte midagi arutada. Ja, aga selleks peab olema mingi avaldus, keegi midagi meile tõstatama, kui ei tule ühtegi. Kas inimeste teadlikkust on üldse tõstetud? Inimesed ei tea. Aga tulgu siis. Üksi komisjon. Kõik valisid ise omale komisjoni inimene, kui komisjoni ei tulda. Rahanduskomisjoni oli viimane kord üks inimene. Mida vallavalitsus istub seal ja ootab, mida me teile räägime. Kui te komisjoni inimesed ei tule, eks ole, ja mina ei saa teist tundida, et teie olete minu tööajal. Ma olen mitu korda ütlenud, palun osalege komisjoniga töös. Ja nõudke, kui ei tehta, siis nõudke volikogu esimehe. Me oleme seda korduvalt rääkinud. Kas on veel küsimusi? Minu meelest peaks selle sotsiaalvaldkonna just inimeste, seda enam, kui Liivil on nii palju tööd, oleks olnud ju suuresti temale abiks, kui sotsiaalkomisjon oleks aidanud temal neid asju lahendada. Kui ta ise ütleb, et ta ei taha. Vallavalitsusametnik peakski tulema ja rääkima, mis nad teinud on. Et volikogu oleks kursis sellega, kui hästi on kõik või kui halvasti kõik on. Aga meil pole komisjoni toimunudki. Kus komisjonis käinud?
muide, huvi pärast vaatasin, sotsiaalkomisjon tegelikult oli viimati koos veebruarikuus. Ma vaatasin selle pärast, millal arengukomisjon viimati oli aprillis, te olete tublimad, te olete 3 korda käinud, meie 2 korda. Tõesti, peale seda, kui seal see segadus hakkas sotsiaalis, olen pöördunud, Riho, olen pöördunud ka läbi Riho, kas on vaja, võtame kokku. Minul ei ole keeruline. Aga meie oleme teadmatuses, me ei tea sotsiaalvaldkonnast mitte midagi. Ei, ma niimoodi ei loobiks rumalusi. Palun mitte loopida süüdistusi. Nii, palun, kas on veel küsimusi peale selle? Koit, palun. Küsimus väga lihtne, mis see Kopase ja Aseri vahel kolistab nii hirmsal kombel, et mis see tulemus seal siis on, et kas selle kohta mingi projekt ka tehtud on või? Ma ei tea, Aseri vahel seal mingi Kopa sõidab ringi, kaevab kraave ja ma ei tea, rajab teid ja... Seda ma tean, jah, aga see teine töö. Metsamaa võtmine, mille kohta ka projekt tehtud kõik, mida on kõik vaadanud. Mingi pargi jutt oli kuskil ajalehes, et Aserisse rajatakse mingi park metsa, et mis eelarve rea pealt seda tehakse siis ja selle kohta ka mingi projektdokument on ka. Selles mõttes, ma ei tea, kus te elate. Selle kohta tehti metsavalus leping tehti, selle kohta lepiti kokku, selles mõttes, kes seda teevad, võtavad puud maha, need kõik on avalikult, tood volikogus on seda räägitud, komisjonis on seda räägitud. Aga vale koha peal tehakse seda. Kus me neid räägime? Miks see arengu, seda on räägitud majanduskomisjonis, rahanduskomisjonis on räägitud. 2 komisjoni, et toimub. Või eelarvekomisjonis. Need on olnud ja volikogu on otsused teinud, nii et seda öelda. Praegu räägitakse minult küsimusi, ma ei tea, kus käsitlesid selle mulle teena. Aga me ei räägi, aga me saaks nagu räägida. Palun. Kes on küsimusi? Ei ole, siis sellega lõpetan volikogu istungi. Volikogu istungi on lõpetan. Ma ei oska ilusti ennast näidata. Aga näed, et